Nii et üle 10 sipsiku on juba valmis. Jah. Kui te sipsikuid meisterdate või õmblete või valmistate, kas püüate ka seda sipsiku pilti, mis on nüüd Edgar Valteri joonistatud Jaino Raua raamatust sees, järgi teha või on teie sipsikud mõnes mõttes ka ainulaadsed? No nägu on tal kindlasti teistmoodi, sest ma olen küll raamatu järgi vaadanud, milline see sipsiku nägu peab olema, aga päris täpselt ikka alati ei saa. Ikka jääb natuke see silmavaade teistmoodi. Aga riietuselt oleme ikka püüdnud nagu samat moodi teha, see sinise valge triibuline, nagu sipsikul riietus oli. Mis sellest tööst kõige raskem on? Selle töö juures kõige raskem oli see lõige üldse välja mõelda ja suurendada teda. Ja muidugi need juuste pähe panemine siis. Et nüüd tuleb ikka ükshaaval õmmelda. Proovisin ka liimiga, aga ei ole hea. Kus te need juuksed saate, mis materjal see on? Juuksid ma teen mustast villasest lõngast. Ja lõnga saate ise või ostate või? Lõnga ostan, jah. Ja need sipsiku, mis tal on, teesärgid või? Sipsikul kangas on ka ostetud kangas. Et saab ka enda kasutatud nendest millestki teha, aga mina ei leidnud sellist sinise valge triibulist mitte ühtegi ja siis ma pidin kanga ostma. Ja tegime kangast, uuest kangast. Kas iga sipsik on erinev? Jah, ma arvan küll, et iga sipsik on erinev. Need on, iga kord on mingi mõte siin erinev juures olnud ja kellele ja kuhu see sipsik läheb ja siis neil on igal ühel natukene oma hing. Võib-olla on ka endal mõned lapsepõlve elamused sipsiku tegemisest. Lapsepõlves ma sipsikut ei teinud ja mul endal ei olnud. Lugesite? Aga lugesin raamatut ja oma esimese sipsiku, mis ma üldse tegingi oma lapsele, kui minu tütar oli 3-aastane. Siis ma tegin ühe sipsiku. Ja nüüd siis tuli see idee siis lasteaedadesse teha. Teil käib siin käsitööring koos ja praegu käisin käsitööring. Kas seal ka tehakse sipsikuid? Käsitööringis me praegu sipsikuid ei ole teinud, hetkel me teeme kangastelgedel kaltsuvaipasid. Ja me siin viisimegi esimene kord nad üldse laadale vaatamiseks inimestele, et kui keegi tahab. Ja nüüd meil on tegelikult päris palju tellimusi ja inimesed hakkavad just neid vaipasid jälle kaltsuvaipade vastu vahetama ja siis on meil tellimusi, mida me nüüd praegu siis teeme inimestele. Aga siis, kui teil ikka mingi paus, siis me teeme ka õmbleme ja teeme muid asju.